Tere hommikust, appi ma poleks nagu hambaid. Ma hakkame kohe Tartusse sõitma ja mamps tuleb ka kohe. Ei, appi ma hakkan Viljandisse sõitma, ma olen nii rumal lihtsalt. Ja kell on 7:30. Pean Solfi jõudma kell 9. Ma olen jõudnud Viljandisse ja ma nägin Elerini umbes 5 minutit ja siis ta läks mu mampsiga tagasi Tartusse. Ma ei ole ta näinud 2 nädalat, sest ta oli Tallinnas praktikal ja nüüd ta läks uuesti minema, aga ma näen ta uuesti kolmapäeval. Aga ma söön krõbuskeid ja ma tegin endale ka kohvi. Ja mul jäi esimene tund ära, sest et õpetaja on haige. Meil oli just rütmikatund ja ma ei saanud mitte midagi aru, nagu ma olin täiesti lost lihtsalt terve tunni. Aga nüüd ma lähen Tartusse, sest mul on vaja õhtul minna Katrini sünnipäevale. Take number 500, mina ja mu kass. Ta on nii armas lihtsalt, ta on nii nunnu. Okei, ta just läks minema. Minu kallil sõbranna on tänast sünnipäev ja me hakkame kohe sinna poole liikuma. Õnne sulle! Korteri 1! Teeksid seda nagu pärast normaalselt, aga ma ei saa. Seda asja see on normaalselt esitada. Meil käib, on esmaspäev õhtu, teisipäev. Katrini sünna oli äge oli. Ja nüüd me oleme Heituga siin McDrive'is ja ma võtsin jäätist. Ja nüüd me oleme chillima kuskil appi, keegi tuli väljas. Kodusoojusest on meil puudus. Toad on külmad, hallitavad ja küttekordad katki. Vett samuti majas pole. Aga see pere on... Jou, ma mõtlesin nagu, et teha sükest videot, kus ma teen ennast valmis ja siis te näete, mida ma iga hommik teen. Tavaliselt iga hommik, vahepeal ma käin täiesti ilma meegitega. Kes ei viitsi vaadata, see kirjab edasi. Praegu panin peale endale sellist asja. Ja siis Nixi Primer Spray'd. Mul on siis algus tehtud ja ma näen välja nagu zombi. Ja siis järgmise asjana on mul vaja, selle järgmise asja ma ilmselt jätsin Viljandisse, aga mul on ka asendus, selline asi siis nimelt. Ma kannan sellepärast meiki, et isegi kui mul nagu võib-olla punne väga ei oleks, siis mul on armid näos siin. Ja need on sellepärast, et ma olen hullult näppinud oma punne. Nüüd, kui ma olen siis natukene normaalsemaks teinud oma nägu, siis ma võtan jumestuskreemi. Selline on mul siis praegu. Ja ma tegelikult segan seda sellega. Nii, nüüd kui mul on jumestuskreem peal, siis ma panen sellist puudrit ja kinnitan oma jumestuskreemi. Järgmisena ma teen, äkki ma teen natuke selle sliiki sellega. Selline asi siis. Ja ma pole tegelikult päris kindel, kuidas see käib, aga ma proovin. Erilist vahet vist ei ole. Aga noh, lahe asi on ikka, selles mõttes katsetada saab ikka seda. Ja siis on mul selline pintsel, mida ma eelmises vlogis ka näitasin. Noh, olengi valmis. Niimoodi võib välja minna küll. Pole üldse paha. Ai, ma ei unustanudki seda asja Viljandisse. Las ma tutvustan teile kõige parem asi maailmas. Under Eye Concealer. Kui teil on nagu mingi kotis silmaalused või mustad silmaalused või sinised või punased, mind ei huvita, siis see on ülihea asi. Aga järgmisena ma teen endale kulmud. Ja teate, mul ei olnud kulme umbes 18. eluaastani, sest et ma tegin siukse lolli asja, et ma kuulasin oma klassiõdesid Karlovas ja nad ütlesid, et hästi lahe, kui sa raseerid nagu ülevalt jalt oma kulme. No mitte nagu tervet kulma, aga nagu just ülevalt jalt, et siis ei pea kitkuma nii palju. Ja ma tegin seda ja ma raseerisin pool oma kulma maha. Nagu isegi praegu, et see ei ole väga tagasi kasvanud. Aga ma läksin ProBari ja nad tegid mulle normaalsed kulmud, ehk siis nad nagu värvisid keemiliselt ja tegid mulle mingi kuju sinna. Muidugi mitte ükski mu sõbranna ei öelnud mulle, et kuule, et sul on pool kulmu puudu. Sest et milleks sellist asja öelda, eks? Ja selleks, et neid rohkem esile tuua, on mul selline pintsel. Selle jaoks ma siis võtan siit selle esimese ja võtan seda natuke pintsli peale ja siis lihtsalt tõmban siit alt niimoodi. Nüüd on mul veel jäänud teha ripsmed. Kasutan sellist ripsmetussi. Siis ma teen sellist pulli, et ma kammin nad läbi, sest muidu nad jäävad
jälle nagu ühte tükki kokku. Ja nüüd ma veel pöönitan oma juuksed ära ja siis ma näitan teile nii-öelda lõpptulemust. No nii, ma on nüüd sirgendatud, pöönitatud ja sirgendatud. Ja ma panen veel peale, mul on mitu valikut, aga no üks valik oleks see suht pruun ja siis selline. Aga ma otsustasin täna selle kasuks, sest see on siuke neutraalne, ma ütleks. Ja nüüd ma ootan, et see ära kuivaks ja siis ta kuivab matiks. Appi Mati. See on mu isa nimi muidu. Kuivab matiks. See on siis minu tavapärane look. Ja viimase asjana ma veel tahtsin seda ka teha. Selline make-upi kinnitusspray. Panen seda nüüd näole. Ja see siis peaks hoidma terve päeva mu meiki kindlana. No nii, ma liigun linna hetkel. Ehk siis bussile ja linna. See on Liiviga kokku. Nii, ma olen siin koos Liiviga. Ja tema tegi eile Katlini sünnal väga hea porgandikoogi. Jaa, peaaegu kui verd, ei, parem kui verd. Jah, parem kui verd, see oli vaniljakastega peal. Ja mina jälle oma lõhesupiga ja Liivi oma tomatisupiga. Head esu! Tere! Tänavad Pärli juukse! Yo! Why? I need here lawyer now. Now. I want lawyer. I want lawyer. Open the door. See ka see. Ma ei mõelnud selle. Me hakkame kohe Viljandisse sõitma. Mul on midagi postkastis. Kas te saate aru, et ma olin tulnud Tartust niimoodi, et ma värvisin ainult ühed ripsmed ära ja siin on mingi jõhkralt solki peal lihtsalt. Ja seda poolt ma ei värvinud. Nagu igatahes pole ma vloginud ja mul on mingi pundsija tulnud vahepeal. Aga chillisin Avega vahepeal ja lebotasin toas. Ma sain meigiga valmis. Ma saan nüüd minna. Ja nüüd, kui mu elukaaslane tuleb vetsust välja, siis me lähme peamajja Black Boxi. Lähme teatrit vaatama. Või no mitte teatrit, vaid mingi asi, mis kestab 20 mintsa. Tee ruttu valmis, meil läheb kiireks. Makaroni. Täpselt. Me tegin makaroni suppi õhtuks pasta asemel. Vabandust, see kooreme ja šampinjoni pasta. Natuke vedales. Üritame siin mingit evangeelset õhtut teha ja ma lihtsalt iga sõna peal hakkame naerma, sest et me oleme nii vaimukad. Vaja üht päevallast. Tere hommikust, ma pidin toas olema väga vaikselt, sest et Elerin magas veel. Aga hetkel ma liigun tundi ja mul on siuke kott kaasas kõikide mu asjadega. Ja ma lähen Kaarel Tammara tundi praegu. Ma jõudsin nüüd koju ja ma hakkasin kohe koristama, sest et mul oli siin väga palju pesemata nõusid. Aga ma nägin Viljandi bussijamas oma vanaema, see oli päris tore. Saime rääkida juttu ja siis Tartus bussipeatuses nägin Mikut ja siis me saime temaga juttu rääkida. Ja nüüd ta helistas, et ta oli oma koduvõtmed koju unustan, nii et ta tuleb siia. Koduvõtmed on väga olulised asjad. Ja sõbrad ka. Ja kui sul pole ühte, siis on hea, kui sul on teine. Täpselt, väga kuldsed sõnad. Aitäh, näita mulle kevade paroodiat nüüd. Nii, me käisime just Selveris appi. Me läheme kodugruppi. Anja. Tere, fännid. Tere ilusat reedet. Mina olen juba üles ärkanud, juba valmis teinud ennast ja ma hakkan kohe süüa tegema endale. Ja siis ma mõtlen endale ühe plaani välja, mis ma täna teen. Enne kui ma linna lähen, siis ma tahan öelda 2 asja, kuhu ma sind kutsun sellel talvel. Üks sündmus leiab aset 18. detsember ja see on 3D koguduse jõulutelistus ja see on reaalselt 3D stiilis, nagu saad 3D prillid ja värki. Ja see toimub ekraanikinos. 18. detsember kell 2. Nii et sina, kes seda vaatad, oled igati oodatud sinna. Siis on veel Exiti talvelaager 26–29. detsember. Ja ma olen seal üldistuses ka. Igatahes palun pane need kuupäevad endal kinni ja tule laagrisse ja tule jõuluteenistusele. Me just mängisime Hanabit ja me freaking võitsime nagu esimest korda. Ausalt, ilma lisakaartideta. Täpselt. Ülihea. Professionaalsed Hanabi mängijad. Kohe hakkab teenistus, noorteõhtu teenistus. Teenistus on pühapäeviti.
ja ma hakkan kohe laulma varsti ja siis on mängud ja siis on jutlus. Pets jutlustab. Ühinemisleht. Ma põlevad nüüd. Kaamera tõi küll kõvana. Hommikust jooksin jällegi bussi peale ja siis lähen linna ja siis lähen Viljandisse. Kuna ma süüa ei jõudnud kodus, siis ma lähen kohvikipausi praegu. Seal on kõige paremad rapid. Oleme siin Daniela juures. Hei. Mis meeldib Merka? Väga äge, mul on iga kord imelik käe lihtsalt. Väga äge. Kõige parem hetk oksjoni. Ja siin kaksikud. Ma alustan oksjoniga. Kus kaksikud on? Ma tahan ka vlogi saada. Tere! Käisime väga randomil Olerexi tiirul just. Sellepärast, et keegi teine ei viitsinud tulla ja nüüd me oleme tagasi ja sööme oma sööki. Milline täielik friik või täielik lobu ja Kell on 1:30 ja me läheb kell 2 buss ja see siin on Daniela, kes meid siin võõrustas ja tegi mõnusa hommikusöögi ja me hakkame kohe ära minema, aga Daniela jääb Elvasse, sest et ta ei pääse siit kuskile. Ma arvan, et ma täna rohkem ei vlogi. Kell on juba 4. Mul on olnud jälle mega lahe nädal. Tahtsin paari asja veel rääkida. Ma sain peale eelmist vlogi väga palju positiivset tagasisidet ja see on nii lahe. Aitäh teile. Ja mul on veel üks videoidee. Ma plaanin teha video kristlusest ja ma võib-olla ka murran seal müüte natuke. Või noh, päris kindlasti murran. Jah, see on mu kass siin. Sellepärast, et inimestel on nii palju vale arusaamu kristlusest ja mis asi see üldse on. No vaadake, kormust on. Selle videoga läheb natuke aega, aga ma arvan, et sellest tuleb päris vinge video. Nii et jääge ootama ja näeme juba järgmises vlogis või siis järgmises videos. Nägemist, välja vähe lund, kerge liikuda, ilm oli hea. Kes on kõik, mis sa tahtsid öelda? Mis siin öelda, ma olen mustalpinisti ja see on nagu õudukas natuke ei ole ka. Seega ma väga ootan, kuidas see lõpeb, et äkki sa paned siin veel kaadri ja siis ma ütlen, kuidas oli midagi. Selged pildid. Ma ütlesin küll, ma täna rohkem ei vlogi, aga tegelikult ma läksin Liisa juurde, nii ma pidin vlogima. Ja nüüd ma lähen koju ja kell 5:30 on äratus.